Nii, kõigepealt teeme sellise avaküsimuse ringi teile kõigile, kuna te olete erinevatest valdkondadest. Millest peaks krooniliste haiguste ennetus teie arvates üldse algama? Võtame siit järjest kohe. Tere, ma olen Maris. Krooniliste haigustega ei tegele, ma olen käitumisteadlane. Siis minu vaatepunkt on see, et kõik algab keskkonnast. Et keskkond kujundab meie käitumist, võimaldab teha mõned valikud lihtsamaks kui teised ja see omab tervislikke tagajärgi. Ja, Brigitta? Ja, kuna minu tööpõld on ennekõike riskikäitumine ja mis omakorda panustab loomulikult kroonilistesse haigustesse, natuke eelkõneleja varastas minu vastuse, aga siin saab ainult sekundeerida ja võib-olla tuleks, mida saaks rohkem teha, on näha tervise olulisust ka valdkondade üleselt ja tervise olulisust inimeste heaolu toetamistel, inimeste ja üldiselt ka majanduse toetamisel ja siis me saame edasi nendest barjäärides, kuhu me selles keskkonna kujundamisest täna väga palju takerdume. Ja, Henri. Tervist ja kui mina peaksin midagi enda poolt panustama, siis jah, et ma olen nõus ka sellega, et keskkond on hästi oluline ja ka teadlikkus. Et kui me julgustame näiteks lapsi tervislikumad olema, siis pole kasu sellest, kui vanemad risti vastupidist. Ja ka see teadlikkus, et vanem teaks, mida see tervislikkus üldse tähendab. Et ei ole ainult üks valdkond võib-olla, et ei tohi suitsu teha näiteks, aga kogu see spekter peaks olema kuidagi paremini kaetud. Ja, Martin. No ma võib-olla siis täiendan, et ma arvan, et kõik eelpool mainitu on oluline, aga sageli ei ole need kroonilised haigused ka inimese tervise käitumisest ainult tingitud, vaid meil täna tõesti üks läbi teema on olnud see geneetika ka, et mida me ise ei saa mõjutada, eks ole, et varajane avastamine, varajane skriinimine, et ma lihtsalt toon näite umbes paar nädalat vana Ameerika kolesterooli ravijuhis soovitab juba alates teisest eluaastast teatud siis lastel kolesterooli skriiningut teha. Doktor Serg, teie töö Südamekeskuses näitab sellist kliinilisemat poolt, et millises faasis teie praktikas üldse inimesed teie juurde jõuavad? Kui kaugele on need riskitegurid arenenud? No paraku jah, meie töö on tüsistuste ravi ja edasiste tüsistuste vältimine, et selline sekundaarne preventsioon või sekundaarne teisene ennetus. Et ega ma arvan, et inimesed ei peagi jõudma eriarsti juurde kohe nende riskitegurite faasis, eks ole, et oluline on ise teadvustada need, et mis on need riskitegurid, eks ole, et me siin rääkisime just suitsetamisest, muudest riskiteguritest, et need on ohtlikud inimesele, ja kui need riskitegurid tuleb ka skriinida, eks ole, need on väga paljud on ikkagi sellised vaiksed tapjad, et inimene ise ei tunneta seda, eks ole, vaid et me peamegi võtma inimese tervise kontrolli. Et see on väga palju ikkagi perearsti töö, pereõe töö, see on esmatasandi töö tegelikult, mis on, ma arvan, see on kriitilise tähtsusega siin. Maris, kuidas teie kommenteerite käitumisteadlase vaatest seda, miks inimesed jõuavad tegelikult esmatasandi vaate välja alles siis, kui päriselt need probleemid on juba käes? No, sest et see on see koht, kus saab abi. Varem saab eluga minna edasi nii, nagu on harjutud. Ja need harjumused oma olemuselt on asjad, mida me otseselt ei teadvusta. Meil on võib-olla kuklas on teadmine, et suitsetamine on halb ja ei peaks. Aga samas ma käin poes, kus on suitsetamise ala keeld on hästi pisike ja siis on seal suitsukoni prügikast kohe alas sees. Et keskkond ei saada signaali, et halb koht, kus suitsetada või et halb on üldse siin suitsetada. Samamoodi ma elasin tükk aega Cambridge'is, kus ma ei kujutanud ette, et mul oleks auto. Siis kolisin Tallinnasse ja nüüd ma olen autoinimene. Ja siis kui autoga ei saa kuskile, siis parim järgmine variant on taksoga sõita või Boltiga. Need on kõik autod. Et see keskkond, kuidagi see keskkond nagu me oleme nagu kalad vees, et me ei taipa, kuivõrd see mõjutab. Ja kui tervis veeb alt, et siis ma hakkan mõtlema, et okei, miks ma ei jaksa või miks on paha või siis ma lähen arsti juurde. Siis on hilja.
Me liigumegi inimese igapäevaellu, kus terviseriskid ju tegelikult sünnivad. Küsimus Hendrile, et sina oled ju oma terviseteekonda väga avalikult jaganud oma blogis peaaegu iganädalaselt. Mis teeb tervist toetavate valikute tegemise igapäevaelus keeruliseks, ka siis, kui tegelikult ju see teadmine on olemas? Noh, ma arvan, et peamine põhjus on see, et need asjad ei juhtu üleöö. Nagu doktor Sergei ütles, et see on see vaikne tapp ja et ma ei läinud paksuks, et ma ei olnud vaatanud üks päev peeglisse ja järgmine päev oli, ma ei tea, 100 kilo juures, et see juhtus aegapidi ja eks ma aegapidi harjusin. Ühel hetkel tekkisid võib-olla mingid takistused, mida ma varem sain teha, ühel hetkel ei saanud, siis sa leppisid, õppisid ümber selle käituma ja kõik see ühel hetkel lihtsalt kasvas selliseks, et sa oledki olukorras, kus sa oled nagu üksi, et ei ole sellist nagu, ei ole midagi kõrvale panna, mis tunne oleks olla terve, mis tunne olla praegu. See minu praegune normaalne haige tervis ongi minu jaoks nagu normaalne tervis, et iga muutus sellest, ma tunnen küll kehvemini, aga ja kui ma jõuan tagasi tervisesse, mis ei ole tegelikult tervis, tundus mulle tol ajal normaalne, et mina vajasin ikka väga suurt äratust, et teisel pool korraks ära käia ja et mulle jõuaks pärale see, et 3 lapse isana ma ei saa sellist elu endale nagu pikalt lubada, et ma ei ole kuidagi veel teekonna lõpus ega seal mis iganes, aga mul on palju lihtsam teha otsuseid siis, kui ma ei ole seal põhjas. Et kui sa oled seal põhjas, siis sul tuleb häbi, sul tuleb kõik see hirmud, mis selle kaasnevad, et sa oledki täitsa üksi ja sina, kes sa peaksid esimene arsti ukse taga olema, oled viimane, keda, ma ei tea, kuskilt koopast üles leitakse. Nii öelda. Doktor Serg, kuidas teie kommenteerite seda hirmuhäbi või hilisabi otsimise mustrit meditsiini aspektist? Mulle väga meeldib, mida Henri välja tõi, et jällegi alles eelmisel aastal Euroopa Kardioloogide Selts avaldas esimest korda ravijuhis südamehaiguse ja vaimne tervis. Et me siiski väga palju näeme pärast müokardiinfarkti haigestumist, depressiooni, ärevushäireid ja see mitte ei ole ainult niimoodi, et südamehaigused põhjustavad vaimse tervise muresid, aga ka vastupidi. Et näiteks suitsetajaid on psüühikatervise probleemidega inimeste hulgas rohkem, eks ole, kui tavaelanikkonnas. Et see vaimne tervis ja südame-veresoonkonna haigused, mis täna olid sellised 2 läbivad teemad tegelikult siin esimeses sessioonis, väga palju on üksteisega seotud ja neid ei saa lahutada. Ja seda ma arvan Henriga väga hästi siin praegu oma selles iseloomustuses või millest sa rääkisid, et väga hästi ka näitasid või kirjeldasid. Maris, kuidas sina kommenteerid käitumisteadlasena kogu seda vaadet? Ma tegelen ka vaimse tervise probleemidega, et tõesti, et see on väga raske tsükkel kogust välja tulla, et eriti kui on ärevus või depressioon, et mis käitumine on õige, ja need küsimused tekitavad ärevust ja jällegi on keeruline leida seda õiget tegevust ja siis on lihtsam langeda tagasi tuttavatesse mustritesse või siis tekib selline lootusetuse tunne, eks ju, ja kinni jääda. Et jällegi mul on väga hea meel, et vaimne tervis ja füüsiline tervis on leidnud, et me oleme tervis, et teeme koostööd, see on äärmiselt oluline. Ja tõepoolest krooniliste haiguste puhul vaimse tervise osakaal või see nagu roll on hästi oluline mõlemal, et inimene saaks terveks, et need peaksid üksteist toetama hästi tugevasti. Martin, kas sul on aastatepikkusest praktikast või teil üldse meditsiini seltskonnas tekkinud mingisugused nipid ka, millega inimeste käitumist muutma suunata või on see ikkagi pigem keskkonna ära teha? Ikka me üritame ju mõjutada, et spetsialistidena ka need inimesi paremaid tervisevalikuid teha, et mulle meeldis tegelikult, et COVID-19 pandeemia tegelikult oli väga, väga paha aeg, aga ta palju tõi ka positiivset ja üks asi, mis ma märkasin lugedes Prantsuse uudiseid, oli näiteks, et Pariisis oli tehtud selline kampaania, kus kuna metroos oli teada, et väga palju pariislased liiguvad metrooga, et see COVID-i
nakkus oli väga sage just läbi metrooliikluse. Ja inimestel olid tegelikult teada, et on jalgrattad, mis olid lihtsalt vajaski ühe võib-olla kummi täispumpamist või ühe kummi parandamist. Ja Pariis maksis inimestele taotluse käigus siis mingi rahalise summa, ma arvan, et see oli umbes 100 eurot umbes inimese kohta selle ratta parandamise tasu. Ja selle läbi suurendati siis just nimelt seda nakkuse leviku vähendati siis seda nakkuse levikut, aga ühtlasi ma arvan ka väga positiivne näide, kuidas me ka südamele ühtlasi ka tervisekäitumist nagu saaksime parandada ja me tegime samasuguse kampaania ka regionaalhaiglas, kus need üheks päevaks toodi siis, said töötajad tuua oma jalgrattad ja nad ei jõudnud ära parandada neid selle ühe päevaga. See oli selline järjekord, ja pärast seda pidi tehtama uued rattaparklad, seepärast, et enam jalgrattad ei mahtunud ära vanadesse parklatesse. Sellised kampaaniad, mis on mõeldud, ma arvan, sellise väljapoole võib-olla mõtlemisega võivad vahel tuua hoopis uue kasu selles tervisekäitumises. Et loomulikult on oluline seda teadlikkust parandada, ma arvan, et Tervise Arengu Instituut on väga palju selles tööd teinud, aga see, ma arvan, tõesti algab tõesti see keskkond ja kus meie keskkond ju algab, on meie kodu, eks ole, et ikkagi kõige tähtsam on see, millistes kodustes tingimustes, eks ole, me rääksime sotsiaalsed tingimused, et kus me lapsed üles kasvavad, on oluline. Et ilmselt mulle väga meeldis just nimelt Saksa professori ettekanne, kus just nimelt, et me peaksime juhinduma nendest, algama tõesti nendest kohtadest, kus on kõige suurem kasu saada. Et tõesti ongi see madala sotsiaalse toimetulekuga inimestest, et sageli see teave ei jõua nendeni ja kuidas me jõuame nendeni, et see peab olema tõesti, me peame mõtlema ebatavalisest situatsioonist võib-olla, et me mõtleme võib-olla oma situatsioonist, kuidas meie seda teavet saame, aga me peaksime minema sinna tasandile, et kuidas nemad selle informatsiooni saavad ja miks nemad peaks selle käitumise muutuse endas tegema. Juhatasid väga hästi selle inimene versus keskkond teema sisse. Maris juba avas natuke liikumise näidet. Kui palju mõjutab keskkond liikumisharjumisi? Võtamegi liikumise näitele, et mitte muutuda liiga abstraktseks. No jah, et absoluutselt mõjutab, et kas mul on lihtsam sõita rattaga, kas mul on kuskil ratas parkida, eks ju, et kas mu ratas on terve või siis, et ma mäletan, ma olen elanud erinevates linnades ja Tallinnas on alati iga kord, kui ma rattaga sõidan, tulin siia ka rattaga, siis ma tunnen, et ma võitsin lotos, et sain kohale, et natuke ohtlik tundub alati sõita. Teistes linnades, kus ma olen elanud, tundub see normaalne asi, mida teha, et ei ole, et vau, sa tulid rattaga. Et see keskkond väga palju mõjutab, ja muidugi kodu mõjutab ka, aga ka kodu eksisteerib teatud keskkonnas ja ma korteriühistus pean võitlema õiguse eest parkida oma ratast. et sellised väiksed asjad, mis ikkagi loovad sotsiaalseid normi, mis on normaalne liikumisviis. Või ka linnavalitsuses justkui kommunikeeritakse, et normaalne liikumisviis on see, et sa sõidad autoga terviseraja juurde, pargid sinna, võtad ratta autost ja siis sõidad. Mitte, et ratas ongi see viis, kuidas sõita. Ja sellised väikesed nüansid tegelikult loevad väga palju ja Pariis on vist päris jalgrattasõbralik nüüd peale Covidit, et see muutus oli veel, mitte ainult see, aga teised asjad ja tehti tänavaid ümber, et oleks mugavam sõita. Ja muidugi see hakkab selles mõttes lastest peale, et kui lapsel on mugav sõita, siis sõidavad ka vanemad. Muidu paned ikkagi autosse ja siis sõidate sinna kohta, kus saab sõita rattaga. Ma ikkagi jään oma keskkonna juurde, jah. Sellised pisikesed nügimised, millest saab ilmselt ka Brigitta meile pikemalt rääkida, et sinul ongi küsimus, et kuidas saab poliitika kujundada keskkonda nii, et see oleks toetav inimese valikutele, just positiivsetele valikutele? Jah, see sõltub, mis tasandi poliitikast me räägime, et me saame kujundada koolipoliitikat või töökeskkonnapoliitikat, on ju väga lahe näide, mis oleks absoluutselt ülekantav ka näiteks koolikeskkondadesse, kus tegelikult ka lapsed rattaga päris palju käivad ka Tallinnas mingites piirkondades. Ehk väga palju saab ära teha kogukonna tasandil ja kohalikul tasandil enda selliste väikeste poliitikate kujundamisega.
aga riiklikul tasandil ja ministeeriumina me räägime ikkagi seadusloome kontekstis poliitika kujundamisest ja seal on ikkagi on väga palju, mida ära teha ja on tegelikult ka väga palju on madalaid õunu, mida on noppida selleks, et inimeste tervisekäitumist parandada juba päris lühikeses perspektiivis, et ei pea ootama 5–10 aastat selleks, et kasusid noppida. Ehk selliseid erinevate valdkondade näiteid. Liikumise valdkond võib-olla sõltub rohkem kohaliku tasandi poliitikast võib-olla isegi, aga just alkoholipoliitika, tubaka ja toitumise valdkonnad on need, kus sellised keskkonnale suunatud poliitikameetmed on tugevalt alakasutatud endiselt kõigis 3 valdkonnas ja mis tegelikult on väga hea hoob vähendamaks ka tervise ebavõrdsust. Ehk seni, kuni me räägime väga inimeste enda valikud on olulised ja inimeste võimestamine on hästi oluline, aga seni, kuni me räägime ebaproportsionaalselt palju inimeste vastutusest enda tervise eest, me paratamatult räägime nendest inimestest, kes on suutelised seda vastutust võtma, suutelised seda kandsma ja sestap me ei räägi võib-olla nendest inimestest, kes täna on võib-olla natukene ellujäämise režiimil või Ida-Virumaal on iga 3. inimene suhtelises vaesuses, siis sealt oodata nendelt inimestelt väga kõrget terviseteadlikkust ja kui see teadlikkus teoreetilisel tasandil on olemas, siis eeldada seda päris rasket käitumise kujundamist, kui see keskkond ei toeta, on natukene ebarealistlik ja siis me paratamatult potentsiaalselt suurendame seda tervise ebavõrdsust. Ehk läbi keskkonnameetmete on endiselt ta on tõenduspõhine viis kiiresti muuta tervisekäitumist sageli kiiresti, mõned poliitikad võtavad natuke rohkem aega. Ja see tõesti mõjutab riigi inimesi, elanikke tervikuna, mõjutab lapse vanemaid, kelle kodudes kasvavad lapsed ja mõjutab ka neid, kelle kodudes ei ole lapsi, aga võib-olla vajaksid natukene ennetusteenuseid tegevusi rohkem kui naaber. Hästi kiirelt võtan vahele, ilmselt nii minul kui publikul tekkis kohe küsimus nende madalate õunade osas, et ei peagi isegi liikumise näide olema, aga näiteks toitumisest mõni selline konkreetne näide, mida saaks kohe või peaks juba kohe ära tegema, et meil on selleks võimalused tegelikult olemas? Ilmselt üsna lihtne näide, mida teha ja mille poole on ka Regionaalministeerium aktiivselt liikumas, on toidumärgistuse tõhustamine. Ehk jälle võib olla väga hea näide, kus inimestelt oodatakse hästi palju, et nad seda tillukest kirja loeks, nad mõtestaks seda, et kas 5 grammi suhkurt on palju või on vähe, koosmõjus siis mingite valkude ja muude ainete või keeruliste mikrotoiduainetega, selle asemel, et pakkuda neile lihtsamat, võib-olla valgusfoori märgistusega valikut otsuse langetamisel ja seal tuleb see inimese vastutus kaasa, et ta peab valima endiselt neid tooteid või on ootus, et ta valib neid tooteid, kus on see märgistus rohelisem, aga seni, kuni me anna inimesele võimalus normaalselt valikut teha, on see keerulisem. Ehk siis toidumärgistuse parandamine, mida isegi ei pea kohustusena seadma, vaid lihtsalt vabatahtlikkusena, kes täna tahavad toidutööstuses sellega kaasa minna, neile pakkuda seda võimalust enda tarbijate toetamiseks valikute tegemisel. Ja väga head kiired meetmed on alati maksumeetmed. Ehk on olnud ka meie poliitikas ju aegu, kus on välja töötatud magustatud jookide maks näiteks, aga ei ole jõudnud rakendamiseni. Praegu on räägitud päris palju toiduainete käibemaksu langetusest, ehk on ka väga häid näiteid teistes riikides, kus on langetatud teatud toodete, tervist toetavamate toodete, köögiviljade, puuviljade, puujuurviljade käibemaksu, eriti on, kui seda kombineerida siis ebatervislikega natukene kõrgema maksustamisega ja jällegi väga kiiresti mõjutab inimeste käitumist, mõjutab proportsionaalselt rohkem neid, kellel on majanduslik taust nõrgem ja jällegi mõjutab siis need riskirühmasid võib-olla natukene proportsionaalselt rohkem. Kui neid sekkumisi nüüd kavandada, siis Maris, mida peaks käitumisteadlase vaatest kindlasti arvestama? Siin on muidugi äärmiselt oluline mõelda, et mina mõtlen, et sekkumised on kõik. Poliitika on sekkumine riigi tasandil. Sekkumine on see, et tooge ratas tööle, parandame ära. Sekkumine on see, et ma üritasin leida treppi. Poliitilisel tasandil. Poliitilisel tasandil on äärmiselt oluline mõõtemõju.
või kui me kavandame sekkumist, me peame teadma, et mis mõju me üritame saavutada. Et nagu ka teie nimetasite erinevaid mõju mõõtmise viisi, et kas me jõuame nendele inimestele, keda me soovisime, eks ju. Kas nende käitumine muutus, kas nad ostsid rohkem siis juurvilju ja puuvilju või nad vähendasid krõpsude ostmist või juhtus mõlemad korraga, et mis on see, mis me tahame saavutada, kas see juhtus, kui ei juhtunud nii, siis miks, eks ju. Ja see mõju mõõtmine peab olema kvaliteetne, et me peame ikkagi suutma seda viia kokku siis selle meetmega. Ja teine oluline aspekt igasuguste sekkumiste kavandamisel on läbi mõelda toimeloogika, miks see peaks mõjutama, eks ju. Et teie ka kirjeldasite seda, et tervist toetab see, et me sööme tervislikult, me sööme puuv- ja juurvilju ja kui nad on kättesaadavad, ehk siis nad on odavamad, et siis järelikult me võib-olla tarbime neid rohkem. Et see on hea hüpotees, võime seda testida. Et selline toimeloogika läbimõtlemine, miks see peaks muutma ja millist käitumist täpselt aitab sihistada paremini seda poliitikameedet või ka väga lihtsaid sekkumisi, et miks inimesed ei sõida rattaga, kumb on katki, okei, parandame ära. Küsimus doktor Sergile, et kui palju mõjutavad patsiendi igapäevased võimalused seda, kas ta saab neid soovitud muutusi päriselt ellu viia, et mida te oma praktikas olete näinud, erinevad sotsiaal võib-olla taustaga inimesed, kes tulevad ja nii edasi, et mis need mustrid on? Ma üldiselt arvan, et väga palju mõjutab. Et meil on tegelikult, kui me räägime nüüd ravimite näiteks kättesaadavusest, eks ole, et seal on toimunud väga palju edusamme, et ikkagi peamised olulised ravimid, mida inimene peab näiteks, kui me räägime, et on vajagi nagu teha see teisest ennetust, on kättesaadavad, nad on taskukohased, küll aga on teatud uued ravimid, kui me räägime näiteks kolesterooli langetavast ravist, mis on, seal on omad väga suhteliselt ranged kriteeriumid, mis nüüd tegelikult läheksid küll ümberhindamisele 1. juulist. Et üldiselt ma arvan, et meil on selles osas näiteks ravimite valdkonnas on küllaltki head võimalused nii kõrgema sissetulekuga inimestel kui ka madalama sissetulekuga inimestel. Pigem seal on see ravisoostumuse küsimus, et mida me saame tõesti siis, nagu rääkisime, et nõustamisega tegelikult parandada. Et ma üldiselt ei näe selles, kui ma räägin teisesest ennetusest, väga palju sellist takistusi, mida meil tõesti poliitika kujundamises või ma ei tea, kättesaadavuse osas oleks. Et ma arvan, et meil on päris hästi tegelikult. Küll aga see esmane ennetus on, ma arvan, see, kus meil on nagu rohkem sellist perspektiivi, kus me võiksime parandada tegelikult. Hendri, kuidas sulle tundub, kas see keskkonnajutt versus inimese siis enda õlule nii-öelda vastutuse panemine, kumb paremini mõjub, kas jutt vastutusest võib teinekord tunduda pigem süüdistav? Absoluutselt, et ole, mis olukorras sa juba oled, et kui sa kasvad üles ja kui sa viibid keskkonnas, mis on sinu mõttemaailma kujundanud, siis ma arvan, et see keskkond on hästi oluline, aga kui tuleb selline järsk muutus, kus sina oled nagu vastasleeris ja kõik osutavad näpuga sellele, et sa teed valesti ja sa oled elanud valesti, siis tekib pigem selline vastuseis, ignoreerimine, et pea liiva alla veitmine nii-öelda. Kas sa oskad tuua ise mingeid näiteid, kuidas keskkond on natukene võib-olla niimoodi nüginud käitumise muutust sinu peres? Või üldiselt ka mingites teistes kogemustes, mis sa oled märganud? Kuna ma räägin siin rohkem täna peab oma kaaluteemast, siis näiteks kuna kaaluga probleem on alati ja sellist nagu mõistmatust inimeste poolt, miks see selline on hästi palju, et mäletan siiamaani, et mõned spordiklassivennad ütlesid, et miks sa siis sõida iga päev 10 kilomeetrit suuskadega, sa saaksid kaalu korda. Et selline nagu tundub loogiline, aga reaalselt rakendada seda loogikat, kui sa ei ole temaga samas olukorras, siis see tundub rohkem selline nagu targutamine, mis paneb sind inimest vältima, mitte seda kuulama. Ehk siis kuidas läheneda on tegelikult väga oluline. Ja oluline on ju ka see, et kui tõenduspõhine see ennetus üldse on, et need head kavatsused muutuksid päriselt toimivateks lahendusteks.
Marisele siis jälle küsimus, et mis teeb ühest ennetussekkumisest tõenduspõhise ja mõjusa? Hea tõenduspõhi. Muidugi tõendatus või tõenduspõhine sekkumine või tõenduspõhisus ei ole nagu lüliti, et ühel hetkel saab sisse vajutada ja siis on korras. Et pigem, kui meil on mingi sekkumine, ütleme suusatamine, kas töötab, siis on jah, et on inimesi, kelle puhul see töötab, teiste puhul ei tööta. Nüüd on küsimus, et kas poliitika tasandil peaks külvama suusatamist, et kõik suusatagu. Ja tuleb välja, et ei, sest et kõigile toimi. Siis tõenduspõhisus põhimõtteliselt võiks ju olemas olla, sest et suusatamine on, eks ole, kardiovaskulaarne tegevus, teeb tugevamaks, toetab südant, aga ta ei ole tõenduspõhine sekkumine kui selline, sest et me ei ole seda uurinud, me ei tea, kuidas saada, motiveerida inimesi suusatama. Võib-olla teame, aga mina ei tea. Ja teine on see, et ta ei pruugi sobida igas kontekstis. Ehk siis tõenduspõhja ehitamiseks on oluline aru saada, kui palju toimib, kui suurt efekti omab, kellele, mis kontekstis. Ilmselt, et kui talvel saame suusatada, et mis me siis suvel teeme, et see asi ära ei kaoks, eks ole, või siis ükskõik mis muu tegevusega. Ja seega üks tõenduspõhine sekkumine peab üle elama hästi palju erinevaid sekkumisuuringuid, loodetavasti võrreldes siis juhuslikustatud kontrollgrupiga, et me võrdaksime kontrollgrupiga, kes on igas muus mõttes sama, välja arvatud siis sekkumine. Ja kui nüüd teha neid hästi palju neid erinevaid uuringuid, me saame teha süstemaatilise ülevaate, metaanalüüsi ja me saame öelda, et jah, see sekkumine jääb ellu erinevates kontekstis, erinevates populatsioonides ja siis me saame öelda, et jah, suure tõenäosusega me võiksime seda nüüd rakendada. See ikkagi ei tähenda, et just meil see töötab, aga see annab ülevaate, et kuidas seda tuleb ehitada jupphaaval sekkumisloogikast kuni siis arusaamisena, kuidas kontekst mõjutab sekkumist. Brigitta, kuidas sina kommenteerid, kuidas seni selline tõenduspõhisus on poliitilisi otsuseid toetanud ja mis võiks veel parandada selles vallas? Üleüldiselt ma arvan, me pigem kipume rakendama siis, kui me räägime sekkumise tasandil, nagu on suusatamine või sellised ennetusprogrammid, me pigem kipume tooma Eestisse selliseid ennetustegevusi, mis juba on kuskil mujal tõendatud, väga hea tulemuslikkusega nagu CTC näiteks ja siis me rakendame seda Eestis ja vaatame, kas ka Eesti kontekstis need kõik kriteeriumid on täidetud ja tulemuslikkused on täidetud. Et pigem on alati küsimus sellises, kas tullakse kaasa selle ennetustegevuse pakkumisega, kas on jätkusuutlik rahastus ja ressursid, et need ennetustegevusi pakkuda ja võib-olla natukene niisugune kompleksnem ja ka pikaajalisemad mõjud üldjuhul, et see ka 5-10 aastat on ju, ehk tegelikult see on väga pikk protsess, sageli väga kulukas protsess, mis nõuab väga järjepidevust keskkonna kujundamisel. Meil võib-olla selles mõttes on sageli natuke lihtsam, et me saame tuua Eestisse samas kultuuriruumis hästi testitud, hästi tulemuslikke või mõju saavutanud sekkumisi ja vaadata seda mõju natukene kiiremini ja siis teha seal muudatusi ja seirata edasi. Ja ega ju tegelikult poliitikakujunduse tasandil teatakse, millised poliitikameetmed aitaksid meil toetada inimeste tasakaalustatud toitumist, vähendada alkoholi tarvitamist ja nikotiinitoodete tarvitamist, et siin tegelikult ei pea õnneks jalgratast leiutama, et need on aastakümneid hästi testitud ja teada meetmed. Küsimus on jah, kuidas selliseid poliitiliselt tundlikumaid meetmeid rakendada. Martin, mis peaks muutuma tervishoius, et veelgi rohkem inimest saaks toetada või on see üldse see koht? Eks me oleme ikkagi üks osa inimese heaolu loojast. Ma arvan, et me väga palju keskendume südame-veresoonkonna haigustele, et ma arvan, et kuidagi mulle hetkel tundub ja ise ka tervishoius ju igapäevaselt töötades, et me sellele vaimsele tervisele ikkagi pöörame natuke liiga vähe seda tähelepanu. Nii meie töötajate hulgas me näeme, et see tõesti see
kuidagi, et kuidagi seda läbipõlemist on viimasel ajal väga palju kuidagi nii, ma näen seda patsientide puhul, et kus see tõesti stress on tõesti seotud sellega tema somaatilise haigusega. Ja ka oma töötajate hulgas tegelikult, et see maht, mida me peame läbi, nagu ütleme, käima, eks ole, inimeste vool, eks ole, on väga suur. Et no igatahes, et kindlasti on siin õige ressursside jaotamine, ma kujutan see üks võtmeküsimus, et milline on see inimese omavastutus ja kust tuleb see tervishoiu siis institutsioon siis ka mängu, et mis need rollid on. Et eks selleks, et me jääksime, ma arvan, ellu lõpuks, on see, et me peaksime need rollid võib-olla selgemini ka paika panema, et milline on siis, ütleme, inimese oma roll, mida me ootame inimestelt, eks ole, see tervisekäitumise osas, tema, ütleme, ka kontrollidele suunamine, et kas teda kutsutakse kontrolli või ta ise pöördub kontrolli ja nii edasi. Et ma arvan, et see säästaks nii meie inimesi kui ka tegelikult seda tervishoiusüsteemi ja ma arvan ka seda rahalist kulu tegelikult. Et meil praegu sul oli ka esimene küsimus, eks ole, et kas need inimesed jõuavad kardioloogile, et nad ei pea jõudma, kui neil ei ole probleemi. Et seal on enne palju mõistlikemaid ressurssi mõttes nagu variante, mida läbi käia enne, kui ta jõuab päris eriarstini. Aitäh. Et need inimesed, kes vajavad seda abi, nad saaksid ka, et praegu kipuvad vahel olla pigem need, et need, kes jõuavad siin eriarstine, ei peaks võib-olla jõudma ja need, kes vajavad, nad ei suuda ajaliselt sinna näiteks õigeaegselt jõuda, et ongi juba tüsistus tekib enne, kui ta jõuab selle eriarstini näiteks. Ja, väga head mõtted, et eriti see punkt, kus need rollid ära defineeridagi kõigi jaoks, sest tegelikult me ju kõik lihtsalt liigumegi selles mingisuguses keskkonnaruumis, aga keegi täpselt võib-olla ei tea, mis ta tegema peab või kus lasub tema vastutus. Võtan nüüd mõned küsimused Liidost. Küsimus Brigittale. Kuidas paremini rakendada tervis igas poliitikas lähenemist Eestis, kes peaks juhtima ja vastutama? Hea küsimus. Ma loodan natukene sisendit rohkem saada ka uuringust, mida Kai Reinnas välja tõi, kus me uurime rohkem, kus Tervise Arengu Instituut uurib rohkem tervis igas poliitikas rakendamist Eestis ja selle kitsaskohti. Aga ma arvan, mida me ei ole väga hästi senini teinud, on rääkida sellises sõnavaras ja keeles, mis kõnetab ka inimesi väljaspool tervisevaldkonda. Ehk majandusvaldkonnas me peame rääkima siiski majandussõnavara kasutades rahanumbreid teades ja neid välja tuues ja meil peavad olema argumendid, mis mõjutavad ja on mõjusad teistele valdkondadele. Et ootus, et nüüd ma ei tea, Siseministeerium hakkaks vähendama kroonilisi haiguseid, ei ole neile väga maha müüdav, aga kui selgitada tervise seost riskikäitumise, politsei töökoormusega ja nende potentsiaalseid võite seal, on nende kaasa tulemine oluliselt suurem. Ehk võib-olla selline lihtne asi, mida teha ja kindlasti mitte ei lahenda kõike, aga on kuidagi rääkida samast asjast, aga natukene teisiti teiste argumentidega ja väljaspool enda kõlakoda. Aitäh. Siin on veel palju huvitavaid küsimusi, mis ka siis saame ehk vastata ära hiljem pärast seminari, aga meil lihtsalt aeg surub tugevalt peale ja ma küsiksin teilt nüüd lõpuringis kõigilt ühe küsimuse, et kuidas me saaksime nüüd siit edasi minna ja kui saaksite järgmise 2-3 aasta jooksul teha ühe konkreetse muutuse, mis aitaks krooniliste haiguste riskitegureid varem ennetada, mis see oleks? Ja palun üks konkreetne samm, mitte üldine soov. Võime siit kohe peale. Mina ostan konkreetse sooviga. Just. Mulle tundub, et konkreetne samm oleks vaadata neid ennetustegevusi, mis meil on ja läbi mõelda, miks nad peaksid töötama ja mida nad siis peaksid mõjutama ja siis välja uurida, kas see on nii. See võtab küll rohkem kui 3 aastat, aga noh. No võime loota. Meil ei ole kahjuks sellist võluvitsa, mis on üks samm ja meil kroonilised
haigused vähenevad või kas või ühe riskikäitumise määr oluliselt langeb, aga võib-olla kuhu me oleme teel ja mis oleks oluline, oleks tervishoiu esmatasandil tugevdada ennetussekkumisi, ennetusnõustamist ja sellist ennetuse poolt väga tugevalt, ja täna me oleme pigem reaktiivne ja tagajärgedega tegelev ka esmatasandil, kus me tegelikult natukene seda ennetavat suunda võib-olla ootaks, eriti patsientidena. Jah, Hendri. Kuna mina vist poliitikas kaasa ei räägi, siis üks konkreetne samm, millest ma ka eelnevalt sulle isiklikult rääkisin, on see, et kuna minu teine tegevus on see, et ma aitan inimestel nikotiinisõltuvusest lahti saada, siis minu konkreetne asi, mida ma praegu teen, olles 10–12 laste isa, kes tunnevad väga suurt huvi veipimise ja kõige selles vastu, kõige selle keelatu vastu on välja töötada, mis mul on peaaegu välja töötatud juba lähenemine lastele, kes ei ole veel nikotiiniga niivõrd tuttavad, et aidata neil mõista, kuidas sõltuvus toimib. Et hetkel on nad olukorras, kus neid räägiks, kui halb see on. Aga mina enne, kui ma suitsitama kunagi hakkasin, ma suitsitasin viimastel aastal lausa 3 pakki päevas. Et enne alustamist ma ju teadsin, et see on kahjulik, ma teadsin, ma ei tohiks seda teha, aga ma ei plaanigi suitsetamiseks hakata. Ja minu eesmärk ongi laste selgeks teha, kas on võimalik sisse hingata või manustada sõltuvust, tekitada aineid niimoodi, et näha lihtsalt, mis maitsega see on. Et kuidas on võimalik see, et see onu, kes seal nurga juures kopse välja köhib, kuidas on see, et kunagi ei olnud tal kuuma ega külma sigarettidest ja ühel hetkel ta ei suuda tundi rahulikult olla, kui ta teab, et ta saab 2 tunni peal suitsud otsa. Et minu eesmärk on lahti seletada, kuidas see sõltuvus töötab, et kui noor inimene esimese suitsu tahab mõtleb, kas proovida mitte, et see ei tuleks mitte hirmu ega uudishimu põhjal, vaid see oleks teadlik otsus, et ta teab täpselt, millega ta on tegelemas. Et see on minu enda missioon, minu enda asi, mida ma olen praegu välja töötamas ja siis loodetavasti saan varsti enda tuttavate ja lähedaste peal katsetada, kas on see lihtsalt vana inimese üleolev jutuajamine või ma saan mõtte reaalselt nendeni välja viia, et nad teeksid selle teadliku otsuse, kui keegi pakub. Aitäh, Hendri. No minu erialast lähtudes ja ma väga ikkagi näen seda oluliseks öelda, et ikkagi südame-veresoonkonna haigused on meil tapja number 1 Eestis ja ma ühte asja sellest, kuidas seda muuta, näiteks kui me vaatame ka Lõuna-Euroopa mõnda riiki, seal on näiteks vähisurmad number 1, see ei ole paratamatus, et me inimesed peavad südame surma surema. Ma arvan, et me ühte asja ei võtaks, aga kui ma võtaks selle slaidi, mis mul oli see Safe Hearts plan ja me tõesti istuksime koos Tervise Arengu Instituut, Sotsiaalministeerium, ilmselt Tervisekassa, et natuke mõtleks neid kõiki neid sambaid, 3 põhisammast, alates juba põhimõtteliselt algab juba lasteaiasöögist kuni lõpeb tehisintellektil baseeruvatel digitaalsetel programmidel, kuidas ennetada haigusi, et istuks ja mõtleks, kas me saaksime midagi koos teha, sest et ma arvan praegu, miks me siin olemegi, miks see tugevust näitab, et siin on kaasa võetud nii palju erinevaid, ütleme selliseid asutusi ja spetsialiste, et me peame kindlasti seda koos tegema, et me ei saa seda üksi, me sellega hakkama ei saa. Suur aitäh! Paneelist jäigi kõlama väga tugevalt see, kuidas tegelikult inimesele endale vastutust anda ei saa ainsana, et see krooniliste haiguste ennetus toimib ikkagi koostöös erinevates keskkondades juba väga varasest ajast peale. Et aitäh teile nende heade mõtete eest ja kui kellelgi on veel küsimusi, siis Liidos on praegu hetk need ära küsida, et saame neid hiljem vastata näiteks meie sotsiaalmeedias. Aitäh panelistidele!